Ka palavalt armastatud Hispaania päikese alla kolinud Veronika ja Harry on tagasi TV3 ekraanil. Ja seekord on neil varuks veelgi suuremad üllatused. Mul on trummid praegu. Veel üks laulu palun. Hakkame ka meie tegelema kinnisvaraga. Tadaa! Me oleme nüüd uus kinnisvara... Mis asjad nad on? Sina oled kinnisvaramagnaat. Jah, oleks kunagi arvanud, et me hakkame mingit maja ostma ja selle korda tegema. No jaa, aga siin ongi see, et sa võid selle maja ju osta või sulle võidakse see müüa, aga sa tahad, et see nagu vastaks ka mingitele nagu standarditele. Seekord lähevad käima majaotsingud. Malagast vaid pooletunnise sõidu kaugusel asuvas linnakeses. Plaan on see korralikult üles vuntsida ja killuke päikeselist Hispaaniat võibki saada televaataja omaks. Me oleme põhimõtteliselt peaaegu vanalinna äärel. Sul on niisugune maja, kõik on kinni müüritud. Miks? Kas sellel ei ole omanikku, kas siin on mingi asi ja neid maju näeb päris palju. Näe merevaade, mõtlemiskindluse vaade. Võõramaal kinnisvara ostmisel on aga vaja kohalikke olusid läbinisti teada, sest veekahjustused ja puuküürnikud on kõigest jäämäe tipp, millega uut kodu otsides tuleb silmitsi seista. Need kortermajad seal taga kaugel, see on siis kurikuulus Palma peal Miia piirkond, mis on, kuidas ma ütlen siis, 20 aastat tagasi Kopli liinid. Et seal me just vaatasime, et sinna sa võid küll osta 19 800 eest omale 50 ruuduse korteri, mis on okupeeritud, mida sa järgmised 5 aastat tõenäoliselt kasutada ei saa. Ja see piirkond on selline, et sa võid selle enne nuga saada, kui sa sinna korterist sisse saad.